Tervist, Ruga MK etapp on kohal, juba olen jõudnud staadionile, ehk siis tähendab, et natuke alla 2 tunni on stardine aega. Aga jah, vaatame, kuidas MK hooaeg siin Rugal algab ja võtan kõige kaasa, räägin, kuidas võistlustel tunded ja see. Nii et alustame, kõigepealt ma lähen boksi, lätlaste boksi, aga Eesti oma on ka siin ja võtan enda koti sinna ja pakin lahti ennast. Malev on kohal. Tere! Siis tuleb number, vaatame me ära, mis siin on. Okei, see ei ole minu, saame tagasi. Opa! Õnnelik 13. Lõbus faktik, just lugesin Kuubi raamatut ja ta oli draftis, valiti teda 13-ndana, nii et see on mingi asi seal on. Nüüd siis soojendus ja kui eile ütlesin 67 võitis, siis täna kahjuks mitte. Nii et ma teen sellega sooja. Tegin kerge soojenduslõigu ka. Ma arvan, et praegu kõik hästi, pulss on kõrge, närv on sees, see on isegi tore, ma arvan, et see on väga tore. Aga ei, see on ilmaga tuleb kõva võitlemine ja see on Ruga on ikka raske radaga, aga ei hullu. Ja lähmegi kohe siis võistluse juurde, ees ootas 10 kilomeetrit klassikat, 2 korda 5 kilomeetrit ring. Läksin päris julgelt välja ja tundsin ennast hästi, suusk oli väga hea, tõusudel pidas hästi, ehk sain tõusudest väga hästi ülesse. Aga ei olnud nagu kinni, vaid ka laskumistel libises hästi. Alustasin suhteliselt ees ja sõitsin läbi lumesaju, kuni oli teine ringi algus ja tõusu peal mul oli kõige raskem, et tundsin, kuidas keha läks natuke kangeks ja ühtegi laskumist ka ei olnud tulemas, et taastuda. Seal sõitis oma esimese ringil olev Alev minust mööda. Ideaalis oleksin tahtnud talle tuulde saada, aga sellel hetkel ma ei suutnud. Sealt edasi sõitsin üksi ja kõige hullem ei tundunud. Võitlesin nii, kuidas suutsin lõpuni ja pulss läks täitsa ülesse, millega tagantjärgi vaadates olen rahul, et see oli kõrgem kui 2 nädalat tagasi olevatel võistlustel ja makspulsiks sain siis 195. Ja keskmine pulss oli ka päris kõrge, ehk siis keha töötas. Et sellised mõtted olid siis rajal. Tulemuseks jäi siis 47. koht ja 1 minut 22 seki kaotust, 5.48. Ehk siis nagu, kui vaadata kaotust, 5 punkti, see on okei. Üldiselt see oli kõvasti parem kui Olos. Tundsin ennast paremini ja Mart Minek oli parem ja tulemus ka parem. Aga jah, see 47. koht see ei kõla üldse hästi. Aga võtta sealt 20 sekundit ära, siis on juba top 30. Et karm konkurents. Ja panna 20 sekki juurde, siis on juba 60. koht, et karm. Kellel on kaotsin Olosel mingi minut 10 oli 10 sekki ees mult ainult. Või isegi kaotsin rohkem tal, ma ei tea, igatahes nüüd ta oli 10 sekki kaugusel. Aga jah, 30 koht läks siis minutiga lukku. Tihe värk ja võistlus okei, see oli 22.30, ka mitte kõige pikem. Aga jah, ehk siis see oli 14. päev. Lähme järgmisesse päeva nüüd, kus ootab ees siis klassika sprint. Nii, aga nüüd järgmine päev ja kui eile oli siin veel väga ilus talv, siis täna on päris kole. Nagu ma lähen sööma praegu, aga siin on räige tuul, siin on räige lörts, räiget libe. Okei, hommik on pime, on karve. Väga nukker on see asi, siin ikka teeb suusa valimise ja määrdemeeste töö teeb ikka väga raskeks. Aga jah, ma lähen nüüd sööma. Ega hommikusöögil on ka pime, aga siin on müslit näha ja sinu võikuvõtt peaks olema ja peilisotika. Ja ühe banaanipengas ja müsli sisse, sest see on lihtsalt müsli. Seal ei olnud nagu ühtegi asja sees, nagu mingit, ma ei tea, marju või šokolaadi, mitte midagi muud. Söödud, võiku võtsin kaasa, ma ei jaksanud rohkem süüa. Kuidagi paljuks läks vist juba, aga 3 tundi stardini. Nüüd mul on vaja siit mäest alla sõita. Õnneks see vend paab liiva, see on ülihea, eks siis ma saan alla. Aga jah, karm nagu vedas, et me olime enne laagris siin Soomes, muidu me peaksime jala käima. Ja nagu okei, vaatad, see on mingi kilomeeter, on ju. Aga sellel on ka mingi peaaegu 100 tõusumeetrit, on ju. See on lihtsalt full tõus, lihtsalt see Rugamäe otsa, kus on mingi nagu restoran ja sealt saab süüa, mis ei ole ka isegi kõige parem. Ehk siis nagu, et mitte väga viriseda, siis nagu meil on okei, aga nendel teistel, kes siin on mingi Tai, Jaapan, Korea, Ukraina omad mõningi Hispaania ka. Kui nad tulevad siia ilma rendikata, mõtlevad, elavad ametlikus majutuses, kus on söök, sest see on nagu väga ebaaus. Nagu peab 3 korda päevas käima siia ülesse kõndima. Ja nagu sa jalutad ikkagi mingi 20 minti siia ülesse ja nagu
ja siis üritad veel võistlus, sa pead kuidagi peale staadionile saama, okei, sinna vist on transport. Igatahes on päris huvitav nagu ja siis need kõik suured riigid, tähtsad riigid, need elavad seal Ruga külas, mis ei ole üldse 2 sammu on sööma ja 2 sammu on staadionile. Natuke paus ju või ei vä? Aga ei, meil on selles mõttes okei, mul on auto ja ma sõidangi nüüd koju tuppa puhkama. Nii, nüüd me tulime staadionile. Esimene test on tehtud, ehk siis võistluse suusa valisin välja. Nagu pidamine oli super, lipe, okei, täna on veitsuke sulasem, aga nagu lipe ei olnud mu lemmik. Nagu ma tundus, et üks Marko suusk oli päris hea, aga minu omad nagu kuidagi nagu läksid kinni või tõmbasid kinni nagu selle sulaga. Aga andsin märdemeestele, et natuke teevad ümber ja äkki läheb natuke paremaks. Aga pidu oli küll super ja ma arvan, et sellest tõusust saan hästi ülesse natuke üle tunni, korra istun maha, panen ennast toimis ja siis tahan sooja tegema. Teen siis meediaalas enda meediat, et räägi võistlusest, aga nagu nukker. See on isegi väga kurb, mis asi siin toimub. Nagu eilse järgi ma oleks öelnud, et mul on varianti küll top 30 sõita, aga vaadates tulemust ma ei olnud isegi lähedal sellega. Nagu väga nukker tulemus on. Ma pole nii ammu, nii halba sprinti vist ammu teinud. Ma ei taha nagu suuskuda üle tavaliselt viriseda, sest Oldemehe tänavad alati endas parima nagu. Meil ei ole suur oldetiim, nii et ma nagu väga ei saa viriseda, pluss ega ma ei tea, võib-olla mu enda suusad on ka halvad. Aga ma arvan, et tänased olud olid nagu väga rasked meile. Nii mu suus nagu pargi mõttes, kui siis hooldemeeste mõttes. Ma arvan, et ma ise ei olnud täna kindlasti mingi supervend, aga ma arvan, et suusk oli ka päris halb. Et mõlemad mängisid seal suurt rolli ja sealt tuligi see suur kaotus ja nagu kohti mingi 70 või mis ta on, et see on nagu sihukest asja ma ei oleks tänast oodanud nagu mu eesmärk oli ikka top 30, aga ma ei oodanud elu sihukest asja. Aga ongi huvitav see, et tavaliselt mul on see, et ma tunnen ära, sprindis sa tunned ära selle liigutuse järgi, kas sa oled hästi, sa ei ole. Nüüd ma sain aru, et ma võin olla seal top 30 piiri peal, pigem 30-40, aga ma olin ikka väga kaugel, 10 sekki top 30-st, et see on küll nukker, aga mis teha, kahju, et niimoodi. Ja sprint oli tegelikult ju see, mis olosel mulle hästi läks. Ma arvan, et sprint oli olosel mu kõige parem, aga ei oskagi rohkem midagi öelda. Korra tooksin sellise klipi siia võrdluseks, et siit on näha, kui kaugele libisem mina võrreldes Markoga, et ma isegi teiste riikidega ei hakka võrdlema, aga jah, siin on näha, kuidas lihtsalt mina hakkan juba tööd tegema enne seda, kui ma sinna taha lähen ja Marko ikka libiseb sealt edasi. Ehk siis see tippkiiruse vahe võis päris korralik olla. Muidugi loeb see ka, kui palju sa laskumisse tõukad, et soogu saada, kuigi enda arust lükkasin päris korralikult. Ja üks asi, mis veel selle sprindiga mõttesse tuleb, on see, et 2 aastat nüüd, kui mul ei ole sprint hästi läinud, on olnud teistpidi niimoodi, et distants on enne ja siis on sprint. Ma arvan, et selline muutus ei aita kindlasti kaasa sellele, et mul oleks parem tulemus, et ma arvan, et teistpidi on parem. Järgmine ka Trondheimis on võib-olla hea näide, seal on niipidi, nii et näeme, kas on parem tulemus või mitte. Siis kerge lõuna, suuska, väga ilus ilm ei ole. Ei jaksa väga süüa. Õhtul siis rahulik suusk, tulin lihtsalt staadionile ja naudin seda ilusat ilma. Õnneks homme on parem ilm, nii et selles mõttes on hästi kõik. Aga täna on rõve ilm, aga jah, täna on rõve ilm ja homme parem, see tähendab ka seda, et täna suuski väga hästi ei saa testida, nii et ma täna ei testi, vaid võtan rahulikult, taastun veel siis tänasest ja eilsest võib-olla rohkem, et täna ei olnud nii raske. Aga jah,
Ja nüüd siis õhtu sätin magama vaikselt. Enne mõtlesin, kui natuke raamat loen ja magama jään, siis räägin natuke, et ma vist enamuse juba seletasin ära, kuigi see on hiljem filmitud kui praegu, aga ei ole hea tunne olnud täna nagu kurb, kui võistlus ei lähe hästi, siis ei taha midagi rääkida, postitada, ma pole midagi kuhugi kirjutanud, kuigi võiks. Häid uudiseid tahad ikka jagada, aga kui halvad uudis on, siis ei taha ju. Nagu ma rääkisin, siis need suusad täna olid siuksed küsimärgiga, aga kindlasti ma ei taha Määrdi mehi maha teha, et ma nagu minust nad teevad nagu alati väga head tööd, arvestades seda, kui nagu ebavõrdne see on, et kui Norral on 12 hooldameest ja meil on 4. Meie puhul ongi see, et 2 asja peab kokku langema. Nii taustatiimil peab olema hea päev, kui siis sportlasel. Ma arvan, et täna ei olnud kummagel ja see tuli ka siis tulemuses välja. Aga sellega poolest on juba uus päev, uus võistlus, nii et ma tõttiin magama. Selle tänase päeva unustame ära. Ja järgmine päev tuleb päris karm võistlus. Põhimõtteliselt täna on 20 kilti ühistardis, 105 meest lähevad korraga välja. 4 kilomeetri ring. Eile oli plussis ja täna on miinus. Rada on jääs. Oi. See puitu olema, ma arvan, et siin tuleb Essa ringil jälgida, et kuskil ennast sodi sõidaks, sest suhtes mingi teisel kilomeetril on siis see laskumine, kus tulevad muidu mingi 70 kilti tunnis. Nüüd tuled grupiga ja jäise oluga. Aga ma arvan, et ma olen valmis. Ma arvan, et ma olen rohkem ära taastanud, sest eile oli hommikul võistlus. Nüüd on nagu, ma arvan, parem tunne kui eile. Aga eks näis. Tegelikult mulle ma arvan, et see kiire olu võiks sobida. Siis lähme võistluse peale, et siis näeme, mis tänasest tuleb. Ja see võistlus peaaegu lõppes mul sellel esimesel laskumisel. Kohe näete kukkumist, millest mina ei osalenud, aga peale seda veidi ma kukkusin ka. Ja kaotasin kohe palju kohti ja kaotasin kuskil 30 kohta, mida ma lootsin esimese ringiga hoopis parandada, aga ma hoopis kaotasin. Ehk olin seal 80-90 koht. Üritasin sealt uuesti ettepoole saada, olin kogu aeg kontaktis peagrupi lõpuga, aga sealt ettepoole oli väga-väga raske saada. Ja lõpuks peale seda, kui plaanisin peale igat ringi juua, aga ühelgi ringil ei saanud juua kätte. Näiteks siis ühel ringil proovisin pudelit kätte saada, aga lihtsalt kukkus maha mu käest. Ja teisel, enne seda, kui ma sain üldse pudelit haarata, siis Soome treener lõi selle minu pudeli maha enne seda, kui ma jõudsin seda võtta. Nii et väga raske oli vaimselt ja füüsiliselt ja ega tulemus ka midagi head ei tulnud siis. Või siis töötab vähem riide, tahaks mingi kindaid. Iga riigil on oma boks. Kas ta filmib niimoodi edasi või? Ma lihtsalt pean minema rääkima ka Selfiga juttu. Okei, ma ei tea, kas ma räägin ära juba või? Nagu, hei, ma ütlen peale võistlust üks asja. Kõik oleks nagu pekki, mis täna pekki sai minna. Nii et selle pealt nagu isegi tunneli torm. Aga ma tean, et ma suudan nii palju paremini ja no, mul ei ole ka midagi nagu, praegu on kurb, aga ma tean, et see läheb siit nagu väga lihtsalt läheb paremaks. Ma tean, et juba järgmine nädalavahetus on parem ja siis veel edasi, nii et nagu jah, praegu on kurb lihtsalt. Ehk siis jah, siuksed võistlused, siuke sai see video. Kurb ei läinud kindlasti niimoodi, nagu ma lootsin. Mina olen juba enda mõtete edasi läinud. Järgmine MK-etapp tuleb siis Norras, Trondheimis, kus ma tean, et ma teen palju paremini. Nii et järgmises videos näemegi, kas ma praegu valetan või mitte. Või tõesti siis Trondheimis suudan paremat tulemused sõita. Nii et näeme siis. Kui video meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli